Ma olen MTÜ Alulaev juhatuse liige ja MTÜ Alulaev omab 2 laeva, 2 purjelaeva. Miks me omame 2 purjelaeva? Sellepärast, et saarlastel pole mitte ühtegi. Keegi ometi 2 on. No nii, eks, aga kui me räägime eestlastest reederitest, siis eestlased said reederiteks ehk laeva omanikeks kusagil 19. sajandi teisest poolest alates. See oli seotud umbes siis sama ajajärguga, millal Tsaari Venemaal kaotati pärisorjus. Et inimesed said hakata maa peal, hakkasid eks omal talusid kokku ostma. Mererahvas esimese laevakapitali tihtipeale sai salakaubandusega ja hakkasid oma laevasid ehitama. Tasapisi alguses väiksemaid ja hiljem natukene suuremaid ja veel suuremaid ja veel suuremaid. Siin mul on pildi peal on mõned laevad. Et millest me siin siis hakkame pihta? Meie laevast me räägime eks ju pärast. Et üks esimesi kaubaveo purjekaid üsna levinud on uisk. Tänapäeval on siis muhumehed teinud ka uisu koopia või uisule üsna sarnase laeva ja muhu uisk. See oli tegelikult, selle üle võib vaielda, kas ta on nüüd laev või paat, aga ta on juba peaaegu laev. Et seda laeva ja paadi vahe on segane nagu ikka. Aga umbes oli siis see raudreegel selline, et kui laev laadis 10 lasti, kui veesõiduk laadis 10 lasti, siis võis seda juba laevaks nimetada, ehk siis umbes 20 tonni. Kui meie alulaev, kui me tahaksime vedada sellega kaupa, me oleks selle kaubaveoks kohandanud, siis meie laeva kandevõime oleks umbes 50 tonni. Nii et see on siis meie laev on igal juhul laev, eks, aga siis esimesed olid siis sellised kaubapurjakad reeglina ühemastilised, olidki ühemastilised ja see esimene levinud tüüp üks ka ta on üsnagi iidne, üsna muistne tüüp on uisk. Ja ta on tulnud minu meelest kusagil kääli keelest, Tiit äkki oskab parandada, kas oli huisk või midagi niimoodi. Oled õigel teel täiesti. Täitsa pada ei pane, see ei ole nagu, selles mõttes see ei ole nagu Eesti, see ei ole uisutamisega, ei ole midagi seotud. Mis on selline mugandatud termin. Ja sõitsid need uisud, meil olid kõige levinumalt Saaremaa ja Muhumaa vahel ja Muhumaa ja Mandri vahel. Ehk siis suures väinas ja väikeses väinas. Vellomäss on kindlalt veendunud, et Maasilinna laev, mis on täna üks Meremuuseumi lennusadama ekspositsiooni uhkus, on ka uisk ehitatud uisutüüpi. Sellel meil üleeile oli meil tõsine tunniajane arutelu selle üle, eks ju. Et miks ja kus ja tema on nagu selles veendunud. Igal juhul oli see uisk oli üsnagi levinud, ta oli tegelikult lahtise tekiga ja siis tekivad kui tal tekki ei ole, kui natuke väike ainult varjualune, siis tekivad selle laeval A tugevuse ja B merekindluse probleemid. Eks. Kui ehitatakse juba suured laevad ja neil tuleb laevatekk, ta on endale teki peal, aga laeval on ka tekk ja see on saksa või flaamikeelsest nõrga teega, siis moodustub kolmnurk laias laastus. Ja kolmnurk on üks kõige tugevaid konstruktsioone üldse, mis olemas on. Kolmnurk katki ei lähe. Proovige kolmnurksete ratastega, jalgrattaga vändata, ei tule midagi välja. Eks. Et siis sellised laevad juba, mis olid tekiga või kas või ka pooltekiga, need olid juba oluliselt merekindlamad ja sai ette võtta jällegi pikemat merereisi. Et me juba oleme natuke rääkinud terve selle seminari nädala keskel nendest esimestest klassikalistest kaubaretkedest, mis olid. Ja üks esimesi ja sellised päris meeleolukas oli siis kipsivedu Riiast Peterburi. Ja kips saabus Riiga Valgevenest mööda siis Väina jõge ehk siis Taugava jõge. Kunagi enne veel vahetult isegi, kui nõukogude ajal ehitati sinna teatavasti siis paar hüdroelektrijaama, et enne seda tegelikult sai, kui hakkad Riiast minema ja vahepeal natukene oma paati sikutad, võib-olla kanalid ka seovad Musta mere äärde välja, need siseveeteed, kõik need eks ju kulgesid. Esimene solkasid ikka lätlased ise ära, see oli mingi 32 või see suur tamm on veel enne sõda. No vaata, eks ju.
niisiis kips tuli sinna samasse kipsivabrikusse Valgevenest mööda jõge ja Riia linnas, eks olete käinud. Loodetavasti kõik loomaaias ja mis seal veel oli viimasel ajal. Ennem käidi ka muid asju ka ostus. Aga ütleme nii, et kui nagu sattume Riia linna, siis on keskel see suur ja uhke Vantsild. Hästi kõrgeks. Ja lähed Vantsillast üle ja paremat kätt on selline linna osa nagu Kipsala. Kipsisaar. Ja seal on seesamane kipsivabrik ja kipsivabrikus nüüd saad muidugi osta peened käsitööõlut. No ta natuke meenutab see Kipsala kergelt oleks nagu Kalamaja sarnane Tallinnaks, aga väga kihvt rajon. Ja seal oli siis kipsivabrik. Oli siis see kipsilaadung Riiast peal ja hakkas seilamine Peterburi poole. Siis me kujutame kaardil ette, eks ju, terve siis Liivilaht, Suurvein, siis Osmussaare tagant ja olemegi juba Põhjarannikul ja siis on juba peaaegu et kipsiga visata on Peterburi. Ja need lood oli selle kohta niimoodi, et esimene peatus tehti Suures Väinas, kus Muhu mehed olid sauna kütnud ja loomulikult pakkusivad ka õlut. Ja kuna esimene selline elevusel siis oli läinud üsna tihti oli läinud peoks. Aga siis nende kipsilaevadele neil olid naised ka kaasas. Ja hommikul oli siis olnud niimoodi, et mehed tassiti laeva ja naised pidid edasi sõitma. Ja järgmine peatus ja naised olidki sõitnud. Järgmine peatus oli Vormsi ja Hiiumaa vahel on Harilaid ja seal pidas Hari Peeter pidas jälle Kõrtsi. Ja seal oli järgmine peatus korraks siis võib-olla nii-öelda taastuti sellest eelmise päeva kangemast saunatamisest ja siis sõideti juba edasi. Rohkem peatusi ei tehtud, võib-olla tehti veel Naissaare all. Siis sõideti ühe jutiga välja. Aga nüüd selle kipsi leo kohta oli kas siis selline lugu, et sa lapid tõesti oma laeva nii täis, kui vähegi kannatab, aga järsku ilm muutub, eks ju. Hakkab laev kas või rüüpama ja nüüd sa pead osa laadungit üle parda viskama. Ja see oli nii tavaline, seda on küll mitu korda proovitud, aga ikka oli ikka see sama. Et sa laadisid Riiast liiga palju omal peale ja sa pidid osast laadungist lahti saama. Ja siis oligi selline legend, et see kipsivedu iseenesest oli lihtne. Kuna seal selge ilmaga sa vaatasid, kuhu sõitma, sa vaatasid läbi vee ja siis see kipsirada jooksis mööda, eks ju, suhteliselt madal, et kipsirada oli siis nagu näha. No pigem ei vasta see tõele, sest et kips on ikka hall, eks ju, ja kus ta seal ja iga kord nad sõitnud mööda ühte rada. Ja taoline vedu oli. Siis esimene kapital saadi sellega kokku, aga ikka hakkad ehitama järjest suuremat ja suuremat laeva. Siis saabus selline halulaevade ja kivilaevade ja kartulilaevade ajastu. Nimetame siis niimoodi, eks. Ja selleks olid hiidlaste laevu kutsuti halulaevadeks, sellepärast, et meie peamine kaup, mida siis Hiiumaalt veeti, ja tegelikult selle veeti siit ka Põhjarannikust ja igalt poolt. Ja peamiselt Tallinnasse küttepuid. Tallinn kasvas tol hetkel, nüüd me oleme sajandi vahetuses, 19. 20. sajandi ja siis selle 20. sajandi alguseks. Ja Tallinn kasvab ja ega see linnarahval pole ju aega metsa omal küttepuid minema üles töötama ja kõik olid ju pliidid ja ahjud. Nii et see oli suhteliselt kindel kaup. Ja kui me sõidame Hiiumaal, teeme oma selliseid tunni või 2 tunniseid sõite, see on selline stamm küsimus alati. Kuidas? Hiiumaalt sa võtad siis halupuud ja vead need Tallinna. Et suhteliselt nad ütlevad, et mingi kilplase töö või midagi taolist. Aga siis mul on vastu küsimus neil alati. Ja kus kohas Tallinna lähedal oli esimene selline mets, kus sa võisid põletispuid üles töötada, raiuda. Ma pakun, see oli kusagil Saku taga, umbes midagi nii. Ehk siis 10-15 kilomeetrit Tallinnast. Ja nüüd siis, eks ju, rakendame hobuse vankri ette ja toome terve hobuse koorma puid Tallinnasse ja müüme maha. Hobune on, eks ju, meil truu ja armas koduloom ja tema peaaegu umbes ruumipuid 700 kilo. Võib-olla siis veab ära see sama hobune vank. Ja see reis võttis seal aega 1 päeva. Laev laadib umbes 50 tonni ehk siis päris 100 hobuse koormat ei ole, aga ta laadib umbes niimoodi
6-70 vankrikoormalit, kolmekesi sõidad ja sa oled sama kiiresti, sa oled ka 12 tunniga, kui tuuled on vähegi soodsamad, oled 12 tunniga Tallinnas. Muidugi sellele eelnes üles töötamine kõik, aga noh, seda pidi ka Saku taga metsas tegema, eks. Et igal juhul oli see efektiivne vedu. Ja see laev tasus ennast ära kuskil vast niimoodi 5-6 aastaga. Aga kihlased olid veel kõvemad mehed. Et kihlastega on niimoodi, et ma paneks need küll maailma edetabelisse igal juhul. Seesama 19-20 sajandi vahemik, kus Kihnus elas 800-900 inimest. Neil oli 60-70 laeva, nii et peaaegu iga 10 arvestame kõik siis raugad ja sülelapsed ka. 10 peale oli laev. Kihlased vedasid kive. Muuhulgas ka, eks ju, ilma luba küsimata tulid Hiiumaa randadesse ja kokkisid meil kivitangid lootsikutega siis veest nii sügavalt kui kannatas võtta ja nii suuri kive kui kannatas jaksasid, eks ju, kivid lootsikusse laeva juurde, siis laadid need üles, siis laadid trümmi. Noh, seal nagu seda mahtuvuse probleemi ei olnud, seal et vaata, et sul laev, eks ju, vee peal püsiks, aga no oli ka ikka nii servani, et võib-olla jäi veel mõni nii-öelda plangukord jäi veest üle ja purjetati valdavalt siis Riiga. Siis oli ka Liepa ehk Liibavi ja tegelikult ka Pärnu sadama muulid on kihlaste kokku veetud. Ja see kivi äri oli kasumlikum, see oli umbes niimoodi, et noh, 3 aastaga oli sul see laev tasa tehtud. Ja nende laevad olid kergelt või pigem olid üle purjestatud ehk siis head ja kiired laevad. Ja kihlast pidid olema väga kõvad meremehed, sealt sõitsid nad mingisugust vastu kaupa sealt Riiast. Tühja laevaga mindi tagasi uue kivikoorma järgi. Aga nüüd, eks kui see laev on tühi, siis tema püstivusega, noh, ja kui sul on kõvad purjed, aga igal juhul nad said hakkama. Ja eile Käsmu meremuuseumis, eks tuli välja professorite loengutest, eks et Põhjarannikul oli väga hea kaup, oli sama kartulikaubandus. Et minul oli see ka eile üllatus, eks, et Eestis oli kartuli kasvatus, noh, vähemasti 50, 30, 40, 50 aastat varem muutus massilisemaks kui Soomes. Kartul oli ka päris hea ja korralik kaup, nii et siit veeti üsna korralikult kartulit sinna. Kartuliga on hiidlastel on üks selline seik on, et ühel tubli Hiiumaa laevaomanikul Joonas Koolmeistril, tema laevastik oli ka valge, nüüd me oleme inspireeritud Joonas Koolmeistri laeva värvidest, meie laev on ka valge. Ja üks siis selline valge umbes sama suur kui meie laev oli tal kaljas Juralda. Ja oli ka kartulilaadung läks peale ja terve laev oligi sul nagu kartulikelder. See pandi, no kõik trümm pandi kartulit täis, aga business nii hästi ei läinud. Ja see kartul, eks ju, läks laevale kallale, ehk siis tekkis niiskusest, noh kindlasti sadas seal midagi ja laev hakkas mädanema, läks sisse vamm, nii et pärast pidi terve ahtri osa pidi välja vahetama. Ja siis on teada, et lõpuks selle sama Juralda müüs Koolmeister soomlastele maha, et kui kartulit ei võtnud, võtke laev, eks. Nii et see oli tavaline seik, eks, aga üldiselt nagu ikka veeti, mida vähegi sai ja nüüd kui laevad jääksid jällegi natukene suuremaks, siis järgmine koht, mida nimetati, siis oli lähisõiduaeg ja lähisõit on Läänemeri. Sa viid näiteks üsnagi levinud oli saematerjal Soomest ja Euroopasse, Kopenhaagenisse näiteks, see oli ka üsnagi tavaline, üsnagi selline klassikaline. Katka lähedal olid suured saeveskid ja siis Botnia lahe juures ka. Ja vastu siis, noh, mida sai viia. Seal ei olnud, noh, nagu niivõrd absoluutne. Ja siis järgmine samm oli juba, et nüüd on tarvis ookeani jõuda. Et eestlased omasid neid ookeani purjekaid natuke ikka omasid, aga mitte nii väga palju. Ja siis oli selline
hästi levinud ookeanipurjekas on parklaev, millel on siis ütleme 3 või 4 masti või isegi 4 ja 5 või? Isegi 5 või 6. Me pole nii uhked olnud. Üle 4 parki. Siin on sellise parklaeva pilt, eks ju. Et see tähendab, et on, üldiselt on raapurjestus. Ja kui me läheme Hiiu-Ingi peale, siis viskab esialgu nagu pildi kirjuks, et meil on seal 8 purje ja vallid ja soodid ja staagid. Siin on neid purjeid üle 30. Igal ühel on oma nimi. Aga siis oli selline viimane purjelaevade selline hiilgeaeg, võiks ütelda, nende laevade nimed olid Windjammerid. Ehk siis ta nagu nii-öelda rammis sinna, ütleme, tuulde sisse, eks. Ja viimased suuremad ärid, mis oli, tegelikult juba see purjelaevandus käis alla, et Ahvenamaa mehed ostsid need üles ja nad tõid Austraaliast vilja. Nüüd mul on üks teine selline, meil on siin terve maailm särab. See on tänane reaalne tuulepilt, eks ju, see on üks ilmasait, Windy.com ja me oleme siin on praegu üks USA ja siin on Inglismaa. Nii, Aafrika ja Lõuna-Ameerika. Nüüd hakkame Inglismaalt minema, kuidas me jõuame. Näitavadki, eks ju, tuuled, kuidas see laev siis hakkas sõitma. Ta kõigepealt siis sõitis siit siis Gibraltarist mööda. Need on vist Kanaari saared. Ja võt siit Kanaari saartest näed, algab Passatide vöönd. See tuul puhub seal kogu aeg. On puhunud miljoneid aastaid. Loodetavasti puhub veel mõne miljoni või mõne miljardi. Nüüd nendes Passatides, selleks, et sa saaksid teisel poole maakera, ütleme, kui me vaatame Inglismaa poolt alla, meil oleks vaja sinna minna. Esimesega sa sõidad igal juhul üle ookeani. Selleks, et need Passadid kannavad sind üle ookeani. Siin on vahepeal siit kõige vastikum ala, mis on, eks ju, on ekvaatori tuulevaikuse ala. Et kõige hirmsam asi mere peal on, kõik arvavad, et torm, aga tegelikult on tuulevaikus veel hirmsam asi. Ja said siit sellest kuidagi said üle. Ma suudaks sellega kuidagi allapoole nihkuda. Aga Ave, kas sina? Ei, ma olen vale koha peal. Ave, kas sa aitad? Proovime nii, mina oskan ainult hiirega töötada. Tuleb vabalt. Liigume allapoole, jah. Kaphoorn, eks. Nii, me siis jõudsime siit üle ja nüüd on terve selline vöönd, mille nimi on möirgavad 40. Kui me mõtleme, et meil on, ütleme, me hakkame tormist või tugevast tuulest rääkima alates 15 meetrist sekundis ja 15-20, siis on meil juba torm, siis seal 20 on tavaline tuul. Kui on 10-15 meetrit, siis on, küll on täna ilus ja vaikne ilm. Aga see tuul puhub seal ka samamoodi nagu puhub ekvaatoril, puhub Passat-tuul, puhub seal ka kogu aeg. Kogu aeg on sul siis lääne tuul valdavalt. Ja siis sa jõudsid selle sama Windjammeriga, siin praegu isegi näha, et natuke vastutuult, aga sa jõuad siis pikki Lõuna-Ameerika rannikut alla. Ja nüüd hakkad nendes möirgavates 40-ndates sõitma Austraalia poole. Ja siis jõuad Austraaliasse pärale, siis oli ennem seda, kui sa Austraalias nii-öelda said sadamasse kaupa võtma, siis oli kõige vastikum töö laeva peal, mis oli ballastliiva välja tõstmine. Et need laevad olid ennem tavaliselt nii suur purjelaev ei saa, ta läheb ümber. Ja tal ei ole sellist stabiilset ballasti peal nagu meie laeval, me mõtleme ainult nagu inimeste veole, see on kaubavedu. Järelikult sa teed selle laeva ujuvaks või püstivaks ennem siis mingi asjaga. Ja see asi, kõige lihtsam asi oli ballastliiv. Aga Austraalia seadused olid siis juba karmid, seda liiva maal ei tohtinud mingil juhul, maal ei tohtinud seda liiva sattuda. Need olid sellised kohad, kus siis korvidega sikutati see sama laev liivast tühjaks. Nii et kelle teed ja rajad viivad Mariehamni linna Ahvenamaal, siis seal on see sama üks viimaseid Windjammerid ja tegelikult on nii, et see lugu tuligi nagu selle koha pealt, eks. Vaatame, kas meil oli see sama pilt uuesti.
mis sa nüüd tahad, kuule sõna, näed, kuulas ka, eks. Ja kui kiired need laevad olid, meie oleme saanud oma purjekaga kätte 11 sõlme, ma olen väga uhked selle 2 tuules, ehk siis pool tagant tuules. Siin on kirjas ja ma igaks juhuks, ma arvan, et see on tõsi. Kusagil, et see Windjammerite kiirus oli kuni 21 sõlme. No see on ikka väga kiire, eks. Ja see sama reis tehti tehniliselt nad tegid selle sama reisi ära mingi 100 päevaga. Nii et tehti peaaegu maakerale ring peale, et see oli ikka väga kiire. Noh, see tähendas seda, et sa muidugi saad kohe kiiresti oma laeva täis lastitada, aga see kaup oli ka keskmiselt lolli kindel, see oli vili ja Euroopa vajas vilja. Ja kui palju siis selline laev laadis? 3000 tonni. Aga see aeg sai otsa, sest et paratamatult laevastik just selle kauba toimetamise kiiruse, täpsuse ja ka turvalisuse suhtes ikka jäid selgelt purjelaevad alla aurulaevadele. Eestis jõudis ka see aeg pärale, meil nagu Vene ajast, Nõukogude ajast meil pole midagi head mäletada, loodetavasti kõigil meil. Aga tavaliselt me ütleme, et justkui selle purjelaevanduse ajale tõmbas joone peale Nõukogude aeg. Ehk siis inimestel ei lubatud enam laevu omada. Seal on tükk tõde, aga näiteks üks teine fakt on meil ka täiesti ilmne. Käsmu laeva omanikud, kes siin sama seal nuka taga, ühed kangemad reederid olid. Käsmu laeva omanike viimane purjelaev, mille nad ehitasid, oli Tormilind, mis sai aastal 1922 valmis. Edasi, juba sellest ajast edasi neil kõik olid aurulaevad. Enamasti pruugitult osteti, nii et purjelaevade aeg oleks saanud ümber nii või teisiti. Soomes viimased purjekad vedasid kaupa 70. aastatel. Ja võib-olla oleks niimoodi meil ka välja vedanud. Et see aeg on saanud minevikuks. Ma räägin ühest mehest, Kristjan Jurnas ehk Pärnu Jõnn, üks laevaomanik ja temaga oli siis niimoodi, et nagu alati on laevas vastuolu, et madrustel on tunne, et tööd on liiga palju ja palka on liiga vähe, eks ju. Ja reeder ja kapten arvab, et meeskonnad on ühed laiskostide seanaha vedajad, eks ju. Ja siin on üks selline raamat, mis on saanud peaaegu rariteediks. Hiiumaa meremees jutustab. Jeegart Kõmmus. Ja see on esimene köide, teine köide tuleb veel, eks ju. Ja ta sõitis sellise laeva peal, oli laevapoiss juba madrusena, seesama Jeegart Kõmmus nagu Marta. Marta oli üks suuremaid kaubapurjekaid, mis oli. Ja Marta krootpurje poom oli pikem kui meie laev, üle 20 meetri. Ja seal käis auruvintsiga, käis nende purjede kasutamine ja siis ta kirjutab niimoodi. Nüüd ma natuke loen, jah, et 31. aastal maksis Jurnas oma laevade tekipostile 50 krooni kuus. Hiljem kriisi ajal alandas ta palkasid nii palju, et sai selle raha eest palgata omale 2 esimese aasta meest. Sellest ajast läkski meremeeste keskel liikuvel ütelus, et Jurnas palkavad omale mehi paari kaupa. Ega keegi tema laevadel 2 aastat järjest ei sõitnud, välja arvatud mõni erand. Teisel aastal otsisid ka noorukid juba midagi paremat. Pärnu Jõnn oli, ehk siis seesama Kristjan Jurnas, oli 30. aastate algul vanapoiss, kellel suure mammona korjamisega polnud aega perekonna soetamisele mõelda. Oli öelnud, et naisi ei tasuvat pidada. Mõni aasta hiljem ta siiski abiellus oma laeva kokaga, kellele eelnevalt oli lapse kaela sokutanud. Kui keegi talle midagi vastumeelset tegi, olid tal alati suus sõna. Suadan, laseks püssiga. Ja seesama Jeegart Kõmmus nüüd kirjeldab ühe loo, kus tema pidi masti minema. Kristjan Jurnas oli siis ka, oli laeva kapteniks, oli kaasas.
ja ta pidi minema masti kas mingit otsa või midagi seal sättima. Ja see ei tulnud tal seal hästi välja, ta vaevas, siis tuli jurnast tulnud, vaatab alla, suadan, laseks püssiga, et laevapoiss ei saa hakkama oma tööga. Aga noh, see ta korra seda ütles ja ega ta sellepärast nagu siis viha ei pidanud, eks ju. Aga tegelikult ega nende elu ka nagu lihtne ei olnud, sest tõesti kriisi ajal need prahihinnad läksid maha, uusi laeve nad ei saanud osta. Üsna tihti olid need laevad ka kindlustamata, et iga õnnetus, mis tuleb, jääb sul täpselt oma kulu ja kirjadega ära klaarida. Ja tema elu tee lõpetas siis Nõukogude võim. Aasta oli 1940. Nii, aga mis me veel räägiksime siis? Aga tegelikult nüüd peab ikka keegi teine ka rääkima. Jälle hiidlaste laev. Esimene Eestis ehitatud laev, mis ületas Kap Horni. Aasta on siis 1818, aga mulle tunne, et mul on vialine, minu meelest oli see sajandi keskpaik. 42 või midagi sellist. Jah, ma vaatan, plakat on trükitud, mitte keegi ei ole kallale ka tulnud, ma olen täitsa valet juttu. See oli ikkagi 19. sajandi keskpaik, kus siis lasti Hiiumaal Suursadamas vette parklaev Hiiumaa. Ja selle laeva tellis siis Evald Ungermann Sternberg ja see laev oli kuni oma elupäevade lõpuni oli Tallinna selle Rooseni kaubakontoril oli siis nagu rendil. Tähendab, nemad tegelesid selle laadungiga. Ja tema esimene reis läks kohe teisel poole Lõuna-Amerikasse ehk siis Callao sadamasse Guano ehk siis selle kuivanud linnu sõnniku järgi. Guano oli väga hinnatud kaup kuni 20. sajandi alguseni. Nagu me kõik teame, et rahal on jõudu küll. Ja temal kapitali selle laeva ehitamiseks oli, see laev ehitati üles 2 või 3 aastaga, üli kiiresti. Me ehitasime oma alulaeva 7 aastat. Aga tema sai siis selle laeva 2 aastaga üles ehitatud ja Tormilind peale selle, et ta oli üks ju imeilus laev, on Tormilind ka Eesti mereajaloos oluline, et selle laevaga esimest korda sinimustvalge lipp ületas ekvaatori. See oli üks Tormilinnu reis. 46 meetrit pikk, ehk siis 3 korda pikem kui Hiiu ingel. Süvis 4 meetrit, meil on 1,70, laius 10 meetrit. No, meil on 5 meetrit ja tegelikult oli silvakas laev, 10 meetri laiune. Ja siis jõudis kätte 1937. aasta 10. detsember. Laev sõitis Kotkasse laualaadungi järgi. Ehk siis laev oli tühi. Ja eks nüüd kujutame ette 10. detsember, pime, mingit lörtsi, lund ja löga. Võib-olla see laev veel ei jäätunud, sest nii miinuses ei olnud. Veel päris miinuskraadidega ikkagi jäeti see laeva sõit siis seisu. Ja öösel siis oli kapteniks Harri Palberg, siis Rudolf Palbergi poeg. Ja sõitis siis sinna samasse Soome ranniku poole enne Hankot. Ja ta mõtles, et nüüd veel kord, eks ju, sul ei ole mitte mingisuguseid muid seadmeid oma asukoha määramiseks, kui on sul kompass, sul on logi, millega sa mõõdad laeva kiirust. Ja päeval, kui sul on nähtavust, eks ju, siis sa nagu näed võib-olla midagi. Aga sa ei näe ka, sul on ümber avameri, eks ju. Et asukoha määramine, valdavalt ma usun küll, et kasutati logi, ehk siis sa mõõdad kogu aeg laeva kiirust, sa tead, mis suunas tuul on ja siis sa enam-vähem paned, siis see on eks ju tüürimehe või kes väikestel kapteni, väiksemate laevadega, kui tüürimest eraldi ei ole, siis kapten kogu aeg siis arvutab seda, kus kohas ma asetsen. Ma teen neid arvutusi ja temal siis selle samasel öösel
tuli arvutusviga ehk siis umbes selle jutu järgi üsna hästi dokumenteeritud, kui ta just arvas, et nüüd peaks hakkama pauti tegema. Et siis hakkama tulema nii-öelda järgmise halsiga, tuled Eesti rannale ehk siis Hiiumaale jällegi lähemale. Umbes nii-öelda 5 minutit enne seda käis esimene mürts, laev oli sõitnud Soome ranna kaljudesse kinni ja siis käis kohe ka teine mürts ja laeva sisse hakkas vett olema, puustlaev. Üks pump õnnestus tööle saada, teine pump ütles üles ja siis neil seal öösel otsus oli selline, et laev täis purjesse ja Hiiumaa poole minema. Tuul soosis teda niimoodi, et nüüd siis võib-olla jõuame Hiiumaa randa. Ja see distants oli 7-8 miili ehk siis peaaegu. Suurem osa sellest teest oli juba sõidetud. 7-8 miili tahkuna all, aga laeva tuleb kogu aeg vett sisse, kogu aeg tuleb vett sisse ja siis lõpuks läks laev ümber. 3 meest jäid laeva ja nende nimed olid siis Vendelin Tüll, Jalmar Heinakroon ja Evald Kristerbrunn. Nemad siis uppusid. Üks nendest oli veel niimoodi selle kirjelduse järgi, et meil olid sellised kasukvestid, sellised moodsad riietused nagu praegu on ööl, aga kasukas oli seljas ja siis teda veel prooviti paati sikutada. Ja kasukas tuli lupp seljast ära ja mees läks, eks ju. Kui aga ülejäänud siis said päästepaadi vette, kuna see kõik juhtus nii äkki, siis neil ei olnud, nad ikka lootsid kogu aeg, eks. Ja siis sõutsid 4-5 tundi või 5-6 tundi jõudsid siis Hiiumaa randa. Ja see on siis Eesti-aegsetes lehtedes üsna ka korralikult sellest loomulikult, eks ju, oli suur uudis, et Hiiumaa lähedal hukkus. Tegelikult see esimene pauk oli ikkagi muidugi Soome all. Aga laev põhja ei läinud, ehk jäi siis vesilasti. Selle nimi on see, eks ju, puulaev ja tema oma ujuvus on suurem, kui tal muud laadungid peal ole. Ja siis see laev korjati siis üles, pukseeriti ära ja siis tema siis imeilus aeg sai sellega otsa. Siin on üks väiksem pilt. Need mastid, tal ei pandud enam siis seda brigantiini taglastust peale, vaid barkantiin, vabandust. Vaid siis ta taageldati mootor purjakaks, ehk siis need mastid on nagu poole lühemad. Nimetati neid sigarmastideks. Seal oli siis ainult kahvelpuri, mis siis aitas seda mootoriga sõitu. Ja hilisem lugu Nõukogude võim loomulikult võttis selle laeva omale ja siis nad vedasid üsna palju Saaremaale ja just Jaagarahu sadamasse vedasid baaside ehitamiseks igasugust materjali. Ja 1941 juhtus selle laeva veel niimoodi, et Paldiski all võtsid meremehed selle venelastelt jõuga üle ja paar et venelased pandi vangi need, kes seal siis laeva peal olid ja võeti laev üle. Aga siis Saksa võimu ajal tema lõpp oli selline, et ta oli 1944 Kiili lahes oli nagu kas oli hospitali laev või vaatame seda mul pole kirjas, teadustööd peab hiljem järgi tegema. Aga ta igal juhul oli Kiili laevas, Kiili lahes, kas ta oli siis võib-olla oli, mõnikord kasutati ka nagu hotellina, kasarmu, vist oli jah. Ja siis kui inglased tegid õhurünnaku Kiili linnale ja sadamale, siis sai see laev pihta, et väga tõenäoliselt on ta praegu Kiili lahe põhjas. Ikka kõik käib läbi, et mõni laev oli parem ja kiirem ja teine võib-olla ei olnud nii hea minekuga, aga kus need standardid oli või kas see oli selle meistri peas, kuidas ta tegi või kogemused olid ju olemas, et kuidas see üks paremini välja mõtles ja kukkuski paremini välja ja kuidas seda arutada? Need väiksemaid rannasõidulaevu, samamoodi siis nagu Hiiumaa alulaev, seal mitte mingeid jooniseid ei tehtud. See oli laevameistri peas, oli see laev. Ja siis kui sa hakkad laeva ehitama, ehk siis laeva selts, kas omanik ja tema esimene töö on siis meistri palkamine ja siis ta arutab läbi meistriga. Millist laeva on meil tarvis, eks ju. Üldiselt oli muidugi tarvis ikkagi sellist kauba maksimaalne vedamine, eks ju, aga kiirus oli oluline ja siis on, kuidas välja tuli. Näiteks
no, siin on nüüd üks joonis, siin on nagu 2 joonist on kokku pandud. See on siis nii-öelda Saksa standardi järgi, Saksa standard ehk Germanische Lloyd adapteeritud laevaehitus. Ja see on siis brittide, noh, siin natuke vajab süvenemist, eks ju, aga seal on olemas oma laeva ehituse erisused. Aga taolisi vanu laevu jah, et ehitati puhtalt kogemuse järgi ja see ainuke asi, mille me valmis teen, mille meister teeb valmis, on ress ehk laeva poolmudel. On see puutükk. Meie tegime ka, noh, moodi pärast tegime oma laeva ressi hiljem, meie ehitasime jooniste järgi. Aga sellise nii suure puutüki nagu puuhalu pealt pandi kogu laeva ülejäänud mõõdude proportsioonid, kõik pandi paika. Kõigepealt sa kannad üle seal kaared ja siis ehitad. Ja kuidas välja tuleb? Et alguses ei tule nii hästi välja ja neid lugusid sellesama Jeegart Kõmmuse raamatus on ka kirjas. Üks selline purjetaja oli Lootus, hiidlaste laev ja oli Tärkma rannas oli ehitatud ja küllap oli ka üks esimesi vasikaid, mis läks pooleldi aia taha. Ja tema oli üsna kehva purjetaja ja tal oli ahter oli liiga lai selle laeva pikkuse kohta. Nüüd see jutt oli, et kui sa hakkasid Hiiumaalt purjetama ja viskasid peotäie saepuru ahteri, siis see keerles kuni Tallinnani. Tähendab, nii palju tekkis laeva taga keeriseid ja seda laeva üks ju pidurdab. Ja lõpuks ei olnud muud, siis muutus olukord paremaks, kui laevale pandi kesklaeva, ehitati 3-4 meetrit, ehitati laev pikemaks. Ehk siis nagu saed selle laeva mõlemas uuesti, eks ju saed nagu pooleks, paned tüki vahele, ehitad eks edasi. Nüüd nende kerekujudega mängides need samad windjammerid, need olid siis ka kiired purjetajad ja see saavutati tänu siis sellisele sihvakale kerekujule. Aga kui me võtame tänagi Emajõel sõitva lodja, mis on nagu pesukauseks sama lai kui sama pikk, eks ju. Teda kas siis veeti mööda jõge, noh, hästi natuke saab temaga purjetada. Tema pluss oli muidugi see, et tahti seda kaupa võtta. Nii et no, nii ta oli. Veest välja neid rannasõidu laevu väga harva tõsteti. Selle jaoks on olemas selline asi nagu kiirhaavamine. See tähendab see talvel, eks ju, ja talvel on siis see jää pealt ja sa plokkidega mastist läbi ja kaldal on teised plokid, eks ju, või siis ka laeva ankrupeli ise kasutades sa saad laeva peaaegu küliti tõmmata. Peaaegu küliti tõmmata ja nüüd siis kuni kiiluni sa hooldad ära. Aga oli tarvis teda triivida ehk siis tihendada plangutuse vahele, eks ju, takuneeri. Siis oli loomulikult vaja kõiki neid karpe ja seda samast nii-öelda heina sealt või habet, eks ju. Ka meie laeval on, meil on 2 aastat laev vees olnud ja läbi vaatame seal, eks ju, elu kihab, kuigi meil on mürkvärviga, eks ju, tehtud. Me plaanime siis see talv omal või järgmine kevad välja tõsta. Nii, aga siis näiteks üks selline, et midagi, ma mõtlesin, mul jutt on otsas, aga midagi tuli ikka meelde. Üks selline laeva hooldus ja laeva eluea jaoks ja väga tulus äri oli üks esimese reisi, kui sa said, sa sõitsid laevaga, kui laev oli nii suur, et kannatas sõita, sa sõidad ümber Skandinaavia Murmanski alla ja Koola poolsaarel. Ja sealt ka natuke siis veel, võib-olla siis, eks ju, veel juba ka Valgemere poole sealt edasi ja ostad kokku turska. Ja soolad otse laeva, et laev on nagu üks suur tursa karp, konservi karp, eks ju, või siis suur tursa tünn. Terve laev soolati turska täis. Ja nüüd see sama sool koos siis selle ka mingisuguse kalarasvaga, see on igal juhul juba on sinu laevale tervis. Eks ju. Soolduvad need plangud läbi ja nüüd sa sõidad siis selle sama laevaga tagasi. See on minu meelest eriti keeruline, et sinna aitab siin golfijoovus, aga katsu sealt kuidagi tagasi saada purjelaevaga. Aga tagasi nad said. Võib-olla pidid Islandi alla väga veel välja sõitma. Aga ajal ja distantsid olid teised mõõdud. See alternatiiv oli otsiti ka Vahemere otsi, seda küll arva, aga sealt soola laduks. Sealt tuli soola. Vesi ka soolasega, see oli ka hea variant. Aga seal on teine risk tuleb pärast, eks ju. Hirmsasti kasvab täis. Ei, aga see uss tuleb. Ehk ohert, laeva ohert, eks ju, see selleks. Aga siis sa jõuad oma tursalaadongiga Peterburi. Ja just, eks ju, siis juba, ja siin jääbki laev jääb sinna siis talvekorterisse. Ja see ongi sinu kalavood, eks ju. Sa müüd järjest selle laeva tühjaks.
aga osteti üle ka kohe terve laadung osteti ära, aga siis oli kaup selline, et ikkagi laev on seal. Enne kevadet sul seda laeva tarvis ei läinud, kaubast olid juba lahti saanud ja siis see nii-öelda tursa omanik käis ja eks ju pani muudki hinda juurde ja kõige magusam hetk tuli siis, kui venelastel on need paastupühad. Siis õigeusklikud liha ei tohi süüa. Siis söödi kala. No niimoodi, et selline nii-öelda mitu asja oli eks ju korraga, aga ikkagi tõrvamine. Langutus valdavalt mänd või pigem kuusk või mis? Kuusk vähem, ikka mänd. Meie laev on niimoodi, meie laev on lehis, Siberi lehis. Ja meil on kaared on tammepuust, aga rannasõidulaevadel see tamme käis vähe kätte, tamm oli suhteliselt kallis. Hiiumaal kui meil oli tamme asju vaja, siis me pidime saarlastega kaupa tegema, mis on ka, eks, pole mitte lihtne asi. Eks, et Saaremaa kasvab tamme rohkem. Valdavalt jah, et meie kohalik oli ikka männipuu peal, eks. Kuidas see tamm siis kaarjaks saab? Lõigatakse kaarjaks või painutatakse või tehakse eri tükkidest? Kõik vastused on õiged. Aga see klassikaline on siis niimoodi, et on olemas selline laevaehitus abinõu või nimetame selleks suureks tööriistaks nagu pasu, aurukast. Ja sa paned siis need plangud või kõik need, mida sul on tarvis, eks ju, ja kuumutad seda ja see klassika on siis niimoodi, et toll tunnis. Ehk siis kui sul on ütleme siis ka 3 tollised plangud, siis on tegelikult rohkem, eks ju, 3-4 tundi ja sõltub, hästi kuum aur peab olema ka. Ja siis sa võtad selle tuli kuuma, siis sa pead selle kiiresti saama, eks ju, painutatud. Kõigepealt, me võiksime seda juba rääkida laeva juures, eks ju, et mul on siin ajalugu ka seda, eks, et sa ehitad laeva valmis niimoodi, et sa teed siis kõigepealt selle skeleti, ehk siis kaared. Esimene puu, mis läheb maha laevapanekul, on emapuu ehk kiilupuu. Ehk ema ka öeldakse. Tema ümber hakkab siis kogu ülejäänud laeva ehitus. Et selle peale, see on isegi siin ka näha, eks. Siin on kiil ja selle all on veel üks kiilu all on veel üks puutükk. Meil on selle asemel raud, eks see on looskiil. See tähendab, et kui satub, kui sa sõidad kuskile kinni, siis sa vigastad esimesena seda looskiilu, aga päris kiil jääb veel heal juhul jääb terveks, eks. Ja siia siis hakatakse ehitama kaaresid järjest. Ja kaartega on siis, sa nii suurt painet ei saanud ja siis ta tehti nii-öelda topeltkaared. Et ütleme see üks puutükk, osad olid eks ju pikemad. Ja sa paned neid vaheldumisi, sa leiad ja sobitad need kaarepuud ja siis kahest eks ju, niimoodi järjest siis ehitad selle süsteemi kokku. Ja puitnaaglitega rauda kasutati siis suhteliselt vähe, raud oli kallis, nii vähe kui võimalik. Eks. Ja siis hakkad plangutust, aga nüüd on plangutusega on niimoodi, et plank eks ju, peab olema niimoodi kõver ja siis ta peab olema veel paindes, eks. Ja siis selle jaoks jällegi pasu, see sama aurukast. Eks. Et niimoodi ta käis. Aga siis Ülespoole poole minna, nemad tegid Tammes siis välisplangutusega ka või kus see piir oli või kas üldse tehti? No Tamm on ikkagi üks paremaid, sul lihtsalt ei ole seda okaspuud ka, näiteks Bornholmi peal on Saksa mehed ja Inglismaa mehed tegid juba lehtpuust. Siis vast Tamm ja minult kasutati ka Vaherali üsnagi. On ja eks neil oli ka see tehnoloogia, et nad lõid nagu teise kihi veel peale, kui ikka oli siuke pikasõidulaev ja pidi vähe jääs käima, siis tehti Tammest nagu topeltplangutus. Aga see oli ka ainult veepiirini. Saksa härrad ja hollandlased on seda arvastanud, aga meil pole vist nii palju raha. Et kui sa sõidad laevaga Lõunameredel, siis on olemas siuke väike vastik buss, laeva oherd, eks ju. Tema puu on tema jaoks kõige parem toit. Nii et ta sööb seda laeva auklikuks üsna kiiresti, siis ikkagi allpool veeliini oli vaskplekk oli siis levinud. Ja meil on täna, kui me peaksime jää sees sõitma, siis on ka tarvis. Selle jää sees sõitmisega on ka üks selline lugu, eks ju, tuleb aastal 1947, ma arvan, pärast seda. Selline purjekas nagu Jaan Tier, saarlaste ehitatud. Jaan Tier oli siuke siis tuntud laevandustegelane, laevaomanik ja tema nimeline purjekas.
ja peab võtma Paljassaare sadamast, võtab jällegi Nõukogude sõjaväe jaoks laadungi. Ma praegu ei peast ei oska öelda, mis see laadung oli. Ma usun, et ehitusmaterjal. Kas see ei läinud mingi umbes telliskividega sinna? Jaagarahule. Minu meelest oli sihtsadam oli Jaagarahu, ehk siis Saaremaa läänerannikul. Ja detsembrikuu ja meri hakkab jäässe minema. On selle esimene selline jääliik, nagu kirssjää. Sellised, suutsed latakad ümmargused, eks. Kirssjää. Kapten ütleb, et ei lähe välja. Meri on jääs. Puulaev ja laev läheb põhja. Ja siis, aga kommunism ajas ehitamist, eks. See tühi asi. Kuidas ei lähe? Sabotöör. Ma kaan välja, eks ju, ja lähed merele ja kõik. Aga kapten oli nii kange mees. Ta ütles, et kirjalik paber, kõik lase maha. Ükskõik ma seda, et mina oma vastutusel välja lähe. Kui sina käsid, see sama ohvitser, kes selles oli, ja tema käsib, annab siis selle paberi. Ja ega Paljassaare otsast kaugemale ei saanudki. Selleks ajaks oli jää, oli selle laeva pooleks lõiganud. Sinna ta põhja läks, et inimesed pääsesid ära ja nii edasi. Ja siis veel kord välja nagaan või mitu nagaani, eks ju. Nüüd sina, kapten, eks ju, sina oled süüdi. Sina oled selles süüdi, eks ju, sa oled nüüd nõukogude võimu laeva koos hindamatu lastiga põhja lasknud, eks. Ja pärast kohtuprotsessi ikkagi õnnestus tal tõestada. Kui poleks seda paberit võtnud, oleks ta Siberis olnud. Nagu naks võib-olla pärast saadeti ikkagi. Nii palju see oli siis, see nüanss oli jää sees sõitmisest. Meie ühe oma laevaga, mis praegu Hiiumaal Lisetega sõitsime, ka oli hästi väike kirmetis ja me sõitsime Kärdla sadamast ühe kai äärest teise kai äärde, umbes 200 meetrit ja need märgid olid seal pärast selle plangu peal näha. Eks, et see üsna kiiresti lõikab see jää selle laeva pooleks. Nii, aga nüüd on küll mul kõik mõistus otsas.